Võõrkeha hingamisteedes on potentsiaalne eluohtlik seisund. Vanemate inimeste seas on lämbumise põhjuseks probleemid närvisüsteemiga, neelamishäire, ravimid, teadvuse kaotus. Kõige tihedamini esinevad sümptomid on vilisev hingamine, hingeldus, köha, sinakas nahk, ärevus ning närvilisus. Esmaabi osutades julgustage inimest köhima. Kui see ei aita, seiske inimese selja taha, toetage ühe käega rindkere ja kallutage kannatanu hästi ette, nii et takistav ese tuleks pigem suust välja, mitte ei läheks hingamisteedest kaugemale. Tehke kuni 5 tugevat lööki inimese abaluude vahele ning peale lööke kontrollige, kas takistus on kadunud. Kui võõrkeha pole peale lööke hingamisteedest väljunud, on võimalik kasutada Heimlichi võtet. Seiske kannatanu selja taha, võtke 2 käega inimese ümbert kinni ja suruge kätega vastu abistaja ülakõhtu. Käed peavad paiknema rinnakorvi all. Rinnakorvi ennast vajutada ei tohiks ning suruge järsult kannatanu rindkere alaosa ja ülakõhtu, suunaga üles enda poole. Korrata kuni 5 korda. Võte peaks kannatanu kõhus rõhku tõstma ja suruma õhku kopsudest välja, mille eesmärgiks on lükata hooga välja ka võõrkeha. Laste seas on lämbumise põhjustajateks toit, näiteks seemned ja pähklid. Muud väiksemad esemed, näiteks mänguasjad ja raha. Imiku korral asetage laps kõhuli üle põlve, nii et pea oleks rinnakust madalamal. Lööge 5 korda abaluude vahele. Kui Heimlichi võte ega löögid abaluude vahele ei toimi, võõrkeha ei välju ning kannatanu kaotab teadvuse, siis tuleb alustada elustamisvõtetega. Astma on alumiste hingamisteede krooniline põletikuline seisund. Astma põhjustab hingamisteede ahenemist ja õhuvoolu takistust. Astma korral muutuvad hingamisteed väga tundlikuks. Sümptomiteks on kuiv köha, õhupuudus, lämbumistunne, vilisev hingamine, hingeldus ja pingetunne rinnus. Astmat võivad põhjustada ka keskkonnaga seotud tegurid, nagu tubakas, õhusaaste ja erinevad tahked osakesed. Aidake võtta kannatanul mugav õlavöödet lõõgastav asend. Paluge kannatanul hingata rahulikult. Pöörake tähelepanu välja hingamisele. Vabastage inimene kitsastest ja pingul riietest. Võimaluse korral katkestage hoo vallandanud teguri toime, näiteks lahkuge ruumist või kohast, kus on ärritajad või allergeenid. Inhalaatori olemasolul paluge inimesel seda kasutada järgmiselt. Raputage inhalaatorit, tõuske püsti või istuge sirgelt. Hingake kopsud tühjaks, asetage huulik suhu ja sulgege oma huuled selle ümber. Hingake ravimid sisse, samal ajal ravimikanistrit alla vajutades. Hingake aeglaselt 3–5 sekundit. Hoidke hinge kinni ja lugege mõttes 10. Võtke huulik suust välja ja hingake välja. Pange kork tagasi inhalaatorile. Kui ravim on inhaleeritav kortikosteroid, loputage suud veega ja sülitage see välja. Toidu, loomaallergia ja anafülaksia on kõik allergilised reaktsioonid. Sümptomid on naha ja silmade sügelus, punetus, nahalööve, köha, vaevastamine, tilkuv nina, kõriturse ning pisarad. Esmaabiks kasutada allergia vastast ravimit, kui see on inimesel endal olemas. Bensüstalt kasutatakse lihase siseselt erakorralises ravis ägedate allergiliste reaktsioonide, näiteks anafülaksia korral, mida on põhjustanud allergeenid, näiteks toiduained, ravimid, putukahammustused, pisted, samuti tekkinud füüsilisest koormusest või muudel põhjustel ning see on mõeldud koheseks kasutamiseks. Eemaldage EpiPeni kaitsekork ning süstige ravim kannatanu reie väliskülge.
Saastunud õhu sisse hingamine võib tekitada halba enesetunnet. Kui on kannatanu olnud saastunud õhu käes pikemat aega, siis tal on tekkinud rohkem kui kerge hingamisteede ärritus. Sümptomiteks on tugev köha, süvenenud hingamisega seotud kaebused, oksendamine, uimasus ja segasus. Saastunud õhu sisse hingamise kahtluse korral tuleb võimalikult kiiresti ruumist lahkuda ja värske õhu kätte minna. Rahuliku ja sügava hingamise järel mööduvad kergemad mürgistusnähud mõne aja pärast. Tervisele ohtlikuim heitegaasi osa on süsinikmonooksiid ehk vingugaas. Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas. Sümptomiteks on pulseerimine oimukohtades, uimasus, nõrkus, peavalu, tasakaaluhäire, kohin kõrvades, virvendus silmade ees, jalgade nõrkus, iiveldus, oksendamine, pisaravoolus, ärritus neelus. Kõrvaldage heitegaasi allikas. Viige kannatanu teise ruumi ning paluge võtta poolistuv asend. Okserefleksi tekkimisel pöörake kannatanu külili. Olukorras, kus kannatanul on olemas hingamine, kuid puudub teadvus, tuleb talle anda stabiilne külgasend.